Tervist! Inimkeha on üks imeline süsteem, mis on oma keerukuses valmistanud peamurdmist lugematutele mõtlejatele. Üks päris hea koht, kus see teema enda jaoks selgemaks mõelda, on Eesti Tervishoiumuuseum. Kui aga parasjagu ei saa siia tulla või ei taha siia tulla, siis miks mitte teha läbi üks lühike viktoriin. Ma esitan sulle 10 küsimust, millele võid püüda vastata üksi või ka laiemas seltskonnas. 1974. aastal leiti Etioopiast umbes 3,2 miljoni aasta vanune Australopithecus afarensis osaliselt säilinud luustik. Mis sai nimeks Lucy? See nimi tuli ühe maailmakuulsa briti ansambli hitloost, mis legendi kohaselt olla seal väljakavamistel valjult ja korduvalt mänginud. Küsimus ongi, mis ansambel ja mis hitlugu see oli? Tänapäeval asub Eesti Tervishoiumuuseum Tallinnas Laial tänaval, aga millises linnas avati esimene muuseumi näitus? Valge kepp on nägemispuudega inimesele heaks abivahendiks. Keppi kasutati juba ürgajal, kuid 20. sajandi alguses lepiti kokku selle värvuses. Miks valge kepp on valge? Elamiseks vajame energiat. Inimkeha peamiseks energiaallikaks on veresuhkur ehk glükoos. Keha kõige suuremad glükoosi tagavarad asuvad just nimelt selles organis. Variant A, aju, variant B, maks või variant C, jämesool. – 2016. aastal omistati Eesti Tervishoiumuuseumile muuseumroti auhind aasta parima näituse eest. Mis näitus see oli? Kas variant A, mina, superorganism, variant B, loomulik surm või variant C, Extrasense Victory, tervendavad pildid? – 17. sajandil tegeles Hollandi kangakaupmees ja loodusteadlane Antoni van Leeuwenhoek läätsede lihvimise ja järjest võimsamate suurendusklaaside leiutamisega. Oma tähtsaimat avastust on ta kirjeldanud järgnevate sõnadega. Väikesed loomad liiguvad väga sujuvalt, kehad ja sabad välja sirutatud. Keda või mida van Leeuwenhoek nägi? Selle Rootsi lastekirjanik Torbjörn Egneri raamatu peategelasteks on 2 hambatrolli, kes armastavad üle kõige siirupit ja soovivad ühe väikese poisi suhu omale kodu ehitada. Mis on selle Eestiski armastatud lasteraamatu pealkiri? Tervishoiumuuseumis on muu hulgas eksponeeritud ka mõningad postmortem fotod. Taoline pildistamine oli levinud Ameerikas ja Euroopas 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi alguses. Mis teeb postmortem foto eriliseks? Vastavalt ICOM-i poolt välja antud muuseumide ja näituste muuseumi sõnastikule tähistatakse sõnaga finissage muuseumide tööelus just seda olulist verstaposti. Mis on finissage? Ja nüüd viimane, 10. küsimus. Minu käes on ese muuseumi kogust ja küsimus teile, milleks on seda kasutatud?